Lääne-Eesti keeduleiba tehakse täistera rukkijahust. Rukkipüülijahu selle jaoks ei kõlba. Esimeseks etapiks on kaaluda välja ühe leiva kohta umbes 100 grammi rukkijahu ja kallata peale peaaegu keev vesi. Vee ja jahu suhe on umbes selline, et ära tuleks kallata peaaegu kogu vesi ja 100 grammi jahu kohta. Minul on antud hetkel siin 300 grammi jahu ja kuskil liiter ja 300 milliliitrit vett ehk 1,3 liitrit vett. Ja keev vesi on peale kallatud või peaaegu keev vesi, siis tuleks ta ühtlaseks pudrujaks massiks segada. Ja siis tuleb ta jätta jahtuma umbes 4-50 kraadini. Siis me saame panna ja lisada juurde juuretise. Nüüd, kui rukkipuder on jahtunud umbes sellise 4-50 kraadini, siis ja konsistents on läinud tal selliseks paksuks ja pudruseks. On alati juuretise külmikust välja mõni tund ennem oma leivatöö algust, et juuretist nii-öelda natukene soojendada ja toatemperatuuris ellu äratada. Ja arvestusega nii, et ühe leiva kohta oleks umbes 2 korralikku kuhja ka supilusikatäit juuretist. Natuke räägikski leiva juuretisest. Leiva juuretis on siis sisuliselt piimhappebakterite kogum. Tema toiduks on siis rukkijahu ja leiva juuretis saab teha nii-öelda ise algusest peale. Selleks kasutatakse paar viilu naturaalset leiba, keefiri, hapupiima, jogurtit, midagi, mis sisaldab piimhappebaktereid ja võtab siis see kääritamine aega kuskil 3-4 päeva. Lisaks antakse ka juuretise alguseks või starteriks siis juurde rukkijahu, et oleks mille baasilt asi toimima läheks. Aga nii-öelda ise selle juuretise tegemise juures on see nõrk külg, et sa pead arvestama, et umbes kuskil 3 leivategu ei pruugi õnnestuda nii, nagu meeldiks. Hea leivateo tagamiseks on võimalik hankida juuretist sõbranna käest. Ja juuretise säilitamiseks sobib väga hästi külmkapp. Külmkapis säilib ta päris kenasti nii-öelda 3-4 nädalat. Ei saa teha nii tihti leiba ja juuretist on vaja säilitada kauem, siis võib teda ka sügavkülmutada. Juuretise kasutuse võtmiseks kasutan mina niinimetatud äratamismeetodit. Äratamismeetod tähendab seda, et võtan külmkapist või siis ka sügavkülmast juuretise välja, ehk siis hakkab nagu intensiivsemalt tööle. Ja sügavkülmast võetud juuretist tuleb üles sulatada, lisada talle natukene sooja vett, rukkijahu ja kas siis natukene suhkrut või natukene vett ja lasta üle öö uuesti käärima. Ja arvestusega nii, et ühe leiva kohta oleks umbes 2 korralikku kuhja ka supilusikatäit juuretist. Kallan sinna peale juuretise ja siit on näha nii-öelda väikest värvivahet, et keedusesse ma lisan tavaliselt ühe leiva kohta umbes 1 supilusikatäie linnase jahu või siis sama palju või siis 1-2 supilusikatäit maltoosat või kaljavirde ekstrakti. Ja nüüd, kui ma olen selle taigna ära seganud, siis on ta umbes sellise tumedusega ja konsistentsiga. Nüüd ei olegi muud, kui ta ära katta. 2. ja 3. päeval on läinud see leivatainas meil üsna vedelaks. Et siin eile ma käisin 2-3 korda teda liigutamas. Täna nüüd on 3. päeva hommik. Tainas on muutunud suhteliselt vedelaks. Ja seda õhku peab just alla andma lihtsalt selleks, et need bakterid siin lihtsalt rohkem toimetaks. See piimhappebakter saaks käärida, et see rukkijahus olev suhkur välja kääriks ja annaks piimhappebakterile toitu. Ja nüüd on ta siis nii kaugel, et natuke veel ja võib hakata tainast tegema. Taigna lõpliku valmis tegemise päeval on tainas selline vedel, mullitab
ja nüüd me saame temaga edasi toimetada. Et leivatainast võib valmistada käsitsi segades, aga võib kasutada ka sellist lauapealset miksrit. Järgmise sammuna, enne kui nüüd soola ja jahusid ja midagi muud juurde lisada, tuleks panna kõigepealt ära midagi magusat. Klassikaline on, et kasutatakse tavalist valget suhkrut, aga võib kasutada pruunisuhkrut, vaniliinisuhkrut või ka mett. Et mina olen siin praegu pannud nii, et pool on suhkur, pool on mesi ja arvestusega kuskil 80 kuni 110 grammi ühe leiva kohta. Nüüd tuleb lisada siia taigna sisse umbes pool vajaminerast jahust. Ehk kui ühe leiva tegemiseks läheb kokku pool kilo jahu, siis ja 100 grammi on ennem nii-öelda käärituse alguseks pandud, siis nüüd läheb siin kuskil 200 grammi jahu ja siis tuleb uuesti mikserdada. Järgmiseks on, et nüüd on see koht ennem siis soola lisamist, kui võtame omale juuretise järgmiseks leivade jaoks ehk umbes jälle 2-3 supilusikaid ühe leiva kohta. Järgmiseks ma olen ühe leiva kohta umbes 50 milliliitris vees ära lahustanud roosa soola, võib-olla ka tavaline lauasool ja koguseliselt on umbes 1–1,5 teelusikatäit 1 kilo leiva kohta. Võib panna nüüd leivale kõike, mis me siis sinna sisse tahame panna. Klassikaliselt pannakse ainult koriandrit, mina olen siia pannud ka pomerantsikoort, nisukliisid ja üks selline seemnesegu on mul. Ja siis paneme kõik kogu ülejäänud jahu, ehk saada õige konsistents. Umbes 200 grammi jahu siis ühe leiva kohta läheks veel. Aga jahu panemisega on nii nagu igasuguste taignate puhul oluline see, et pigem alguses vähem ja siis seda konsistentsi nagu vaadata. Mitte kogu jahu lõpuni ei pane. Et leivataigna konsistents peaks olema siis selline nagu lurtsuv, et kui sa teed sükst lurtsuva teli, siis on see leivataigna konsistents nagu õige. Ja nüüd ei jäägi muud, kui panna märja käega vormid täis. Et kui on leivad vormi pandud, minul on siin nii-öelda 3-kilose leiva materjal. Kuna mul on suured vormid, siis tulevad ka mul suured leivad. Umbes 1,5 kilo on siis leiva raskus. Ja siledaks märja käega. Ja siis teen siia sisse 3 auku. Ja täiesti lõpuni, et see aitab jälgida siis leiva kerkimist hiljem ahjus. Panen peale ka natukene rukkijahu või võib panna peale ka nisukliisid või kaerakliisid, kuidas kellelegi meeldib. Ja siis panen mina nad omal ahju kuskil 45-50 kerkima umbes kuni 2 tunniks. Tunni aja pärast võib vaatama hakata, kas on juba piisavalt kerkinud ja siis kerkimise ajal panen talle ka veekausi alla. Leivad on nüüd kenasti kerkinud. Olen neid kergitanud siis ilma tuuleta ahjus. Nad on kenasti kergelt pragunenud pealt. Peale puistatud jahu annab sellest kenasti aimu. Leibu küpsetan ma 3 etapis. Iga etapp kestab 20 minutit. Esimene temperatuur on 200 kraadi, teine temperatuur on 175 kraadi ja kolmas temperatuur on 150 kraadi. Iga etapp on siis 20 minutit. Veekausi võib ahju alles jätta, aga see ei ole väga oluline, nii kuidas keegi soovib. Ja alustan leiva küpsetamist. Keiduleivad on nüüd valmis. Ma olen nad vormist välja võtnud, eemaldanud ära küpsetuspaberi ja kui tavalisi hapuleibasid võib niisutada pealt veega, siis keiduleiba ma parem seda keiduleivaga ei teeks.
vaid paneme talle peale rätiku, veel omakorda froteerätiku ja lasen tal üle öö seista ning lõigata saab seda leiba alles homme.